Tšau kõigile! Ja siis ma käisin detsembri alguses, ma tean, see oli kaua aega tagasi, aga lõpuks ma toon selle video teieni. Käisin detsembri alguses Jõhvis uues pargikeskuse ja kaubanduskeskuses, uuskasutuskeskuses siis täpsemalt, et filmida teile üks video ja teavitada teid selle keskuse olemasolust ka nüüd siin Ida-Virumaal. Kes pole varem uuskasutuskeskusest kuulnud, siis teile infoks nii palju, et tegu on sellise taaskasutuspoega. Sealt leiab nii mänguasju, riideid, kodutarbeid, jalanõusid, et mida inimesed on sinna annetanud ja mida siis varem enda poolt kasutanud, viivad sinna ja teised inimesed saavad neid kasutada, mis on nii ideaalne, sellepärast et üksjagu ainult Euroopas tekib aastas ligi 16 miljonit tonni jääkaineid tekstiilitööstuste näol, tekstiili näol siis ütleme niimoodi, et inimesed peaksid minu meelest mõtlema rohkem tarbimisharjumustele ja eelistama neid taaskasutuspoode, nagu näiteks uuskasutuskeskus 100% kiirmoepoodidele. Uuskasutuskeskus on tegutsenud aastast 2004 MTÜ-na. Pargikeskuses on siis nende kõige uuem kauplus, 13. kauplus terve Eesti peale siis, et nad on selline Eesti kaubapoekett ning minge poodlema, sellepärast et see tasub täiega ära. Ma võin võib-olla natuke inspiratsiooniks öelda, et ma pole kiirmoodi tarbinud ligi, ma arvan, et üle poole aasta kindlasti suvest, ehk siis selleta saab täiesti vabalt elada ja uuskasutuskeskused on niivõrd hea alternatiiv sellele. Ja teieni ma toon siis sellise huvitava väljakutse, milleks on riietusstiilide väljakutse, kus ma valisin välja internetist sellised 3 hetkel moes olevat detaili. Saate näha, kas ma sain sellega hakkama või pigem mitte, et kas teile meeldivad need riietused või mitte, et saate mulle tagasisidet ka kindlasti alla kommentaaridesse jätta. No esimese riietusstiili põhimõte on siis midagi, mis oleks mantliga ja siis sinna alla näiteks mingisugused laadad püksid, midagi laadad bluusid, jalanõud, kui hästi läheb, nii et hakkame otsima. Ma arvan, ma mantli olen enda jaoks leidnud, see on selline beige, selline pruunikas, Zara oma, nii et jah, lähme vaatame, mida me siia alla leiame. Jalanõudega on selline teema, et tavaliselt ei ole üldse ei ole kõige parem valik taaskasutuspoodides, aga kui me siia tulime täna hommikul, siis reaalselt siin on väga hea talvesaabaste valik, nii et kui teil ei ole veel talvesaapaid, siis tulge ja hankige endale ühed. Kindlasti, kui te satute taaskasutuspoodidesse, siis otsige üles ka sellised aksessuaaride, kottide, ehete kohad, et siit võib ka väga lahedaid asju leida. Mu esimese outfiti juurde ma leidsin sellise laheda valge kampsiku, mis on Primarkist originaalselt siis. Sellise laheda mütsikese, mis on valgete ja pruunikate detailidega. Need lahedad saapad, need on natuke liiga suured mulle, aga samas, ma ei tea, need lähevad lahedad välja, need on seest väga soojad. Siis selle outfiti kõige suurem detail, ütleme niimoodi, on siis selline mantel. Ja see on mulle natukene, selle kampsuniga natukene väike, aga ma arvan, et kannab ära küll. Leisin sellise laheda koti siia juurde. Panen selle mulla peale kohe. Püksid on mu enda omad, kui kedagi huvitab, neid ma siit ei leidnud kahjuks, aga kui ilm väga külmaks läheb, siis saab alati salli ka peale panna. Ja siin oli selline armas sall, mis selle mütsiga väga ehk ei matchi, aga samas jah, ja see ongi see outfit. Teine outfit, selle nimetus on siis, mul on kurk valus ja kuna suhteliselt suurde moodi läinud turtleneckid ehk siis pulloverid eesti keeles, et ma mõtlesin, ma paneks midagi nendest kokku ja ma leidsin juba endale ühe sellise, ma ei tea, see on tume lillakat tooni, ma arvan, ja seda siis matchima panna sellise laheda kampsikuga, nööpidega kinni pandava ja siis mulle täiega meeldivad need, nii et ma loodan, et need kuidagi sobituvad omavahel kokku. Jaoks on taaskasutuspoodidest pükste leidmine üks raskemaid asju üldse, sest et mul on lihtsalt, ma ei tea, ma kunagi leia enda numbrit või midagi, kui ma olen isegi leidnud, siis see on nagu sellised püksid, mida ma reaalselt kannaksin vist iga päev, et ma niimoodi nagu pükse otseselt väga tihti ei leia. See on teine
riietus. Ütleme niimoodi, et see pealmine osa mulle väga meeldib, sest et need värvid lähevad kokku selle alumise pulluveriga, aga need püksid on ilmselgelt liiga suured mulle ja ei sobi võib-olla nii väga selle ülemise osaga kokku ja jalanuusid ma kahjuks ei leidnud. Ja minu viimaseks kolmandaks riietuseks oleks midagi fancymat ja ma arvan, et seal võiks olla näiteks kleit või seelik ja kui seelik, siis näiteks mingi kampsik nagu peal ja mingisugune lahe ehega, miks mitte. Nii et vaatame, kas leiab midagi. Ma leidsin siit sellise armsa täpilise kleidi ja ma kujutan ette, et see oleks kleidina päris armas, aga samas seda saaks ka niimoodi kuidagi stiliseerida, et panen siia mingisuguse kampsiku peale näiteks. Okei, see on mu viimane, kolmas riietus. Võtsin selle kleidi, mis oli hästi armas täppiline, panin siia sellise lillaka sillerdustega kardidani peale, siis selline armas väike must kott kõrvale ja sellised sinised, tumesinised ei olnud, mis värvi poolest võib-olla ei sobi nii väga, aga tegu mu pärast küll siia riietuse juurde minu arust väga hästi. See oligi mu tänane video, ma väga loodan, et see teile meeldis ja see teid inspireeris. Kui ka teil on kodus seisma jäänud asju, ütleme niimoodi, mis on veel võimalik taaskasutada, siis tooge kindlasti üle Eestis asuvatesse uuskasutuskeskustesse. Nendel on sellised toredad annetuskastid ja need väga ootavad annetusi teilt igalt ühelt. Nii et jah, näeme järgmises videos ja näeme peagi. Tšau!